Tervist! Jaanek palus minul seda vestlust siin vähekene juhtida. Kõigepealt ma kujutan ette, et enamus teist teavad kohe, kes on kaks keskmist külalist või esinejad sellel paneelil, aga mitte kõik ei pruugi näost näkku teada, kes on mees, kes istub selles paneelis seal teisel pool äärel. Et siit ka küsimus, kes teist teab, mis nime all Scott eesti keeles kirjutab? No üks teab. Üks teadis. Kõik teavad, nüüd siis kahte kätt ma nägin. Ma arvan, sellest on täiesti piisav. Aga ma kujutan ette, et seda lugu oleks siiski huvitav teada, et kuidas on sinust saanud eestikeelne literaat? Vist oli umbes 15 aastat tagasi ma olin City Paperi peatoimetaja ja City Paper oli ingliskeelse ajakiri Eestist, Lätist, Leedust välismaalastele suunatud. Ja ma sain peatoimetajaks, hakkasin panema kokku seda esimene number ja ma nägin, et minu byline inglise keeles oli Scott Deal. Ja eelarve oli nii väike, polnud mingi valik, ma pidin kõik artiklid kirjutama, aga mul oli piinlik. Siis ma mõtlesin, et oleks hea nali, kui ma võtaks ära oma nimi, paneks tagasi nagu Imbi, Imetore ja mõned teised nimed, mis oleks huvitavad eestlastele. Ja ma panin Vello Vikerkaar. See oli üks. Ja siis vist oli Barbi Pilvre, kes tol ajal töötas Eesti Ekspressis arvamusosakonnas. Barbi kuidagi luges seda inglise keeles, võttis ühendust minuga ja küsis, kas ta võiks seda tõlkida ja kasutada. Ma mõtlesin, ja miks mitte. Siis ta kasutas, ta pani nimi Vello Vikerkaar sinna ja siis the rest is history. Aga ja, mul on hea meel lõpuks sind näost näkku näha, sellepärast, et paberi peal olema sinuga juba ammu tuttav. Aga me oleme siin selleks, et rääkida sellest ajakirjast edasi. Rein Veidemann, ma ütlen teie, sellepärast, et te olete nii kirjandus kui ajakirjanduses maailmas nagu sümbol oma, et millal meil viimati oli taoline ajakiri Eestis? No kõigepealt olin ma esimene Vikerkaare toimetaja. Nii et ja see hakkas ilmuma 86. Selle hooandjaks oli küll üks teine režiim, aga algus oli umbes sama entusiastlik nagu Janek Uibo, kes kahtlemata on hull. Sellepärast, et minna veebist sinna paberajakirjandusse. Kui paberajakirjandus hakkab kolima veebi ja ennast kokku tõmbama, see peab olema ikka tõeline vastuvoolu ujumine. Nüüd, mis puudutab edasit, siis meie ees on praegu 7. edasi. Pärast sõjajärgsest ajast teine edasi. Esimene oli siis edasi ajaleht 1948, Postimees, mis muudeti ajaleheks ja mis oli ka väga suure kultuurilise funktsiooniga, eriti 60. aastatest alates. Ja nüüd on siis teine. Aga esimene ajakiri edasi nimeline oli 1924. Ja sellel oli ka umbes samasugune loend, kirjanduskunsti ja nii edasi ajakiri, aga tegelikult oli see kommunistide poliitiline väljaanne. Ja esimene edasi ilmus 1905, oligi kommunistlik ajaleht. See pandi kinni kohe. Mina väga loodan, et sellel edasi nii ei lähe. Nii et ajakirjana 24 nime poolest vähemasti, aga siis edasi ajakirju rohkem ei ole olnud. Nii et see on nüüd esimene.
aga sisuliselt rääkides, et see on nüüd küsimus, millele ma palun kõigil teil vastata, et millisele ajakirjale või ajakirjandustootele see praegune paber edasi sarnaneb? No mina vastan kohe ära. Esimeses numbris te nägite, seal on novell ära trükitud, seal on luuletus ära trükitud. Minu suureks ehmatuseks või hämmastuseks oli ajakirja Akadeemia avaldas äsja novelli koos järelsõnaga ja selle peatoimetaja ise kirjutab sinna luuletusi sisse. Võib-olla Uibo kirjutab ka mingi luuletusi, ma ei tea, hakkab kirjutama. Ja samal ajal siis seesama Vikerkaar, mis praegu ikka jätkab ilmumist 1500 tiraažilises, edasi alustab vist 5000-ga. Seal on ka see ilukirjandusosa aina kokku tõmbunud ja laienenud see publitsistika osa. Mulle hirmsasti meeldib, et siiski ilukirjandust kaasatakse. Nii et natukene Akadeemiale, natukene Vikerkaarele lähedane. Aga kunagi oli ka ajakiri Favoriit, kus oli ka üldhuvi nii-öelda human interest ja seal oli ka moe asju ja kööki oli, nii et selles mõttes ka natuke seda meenutab. Ka minule oleks te esimesena Eesti selles ajakirjandusajaloos meenutanud Favoriiti, aga Tiina Kaukvere, keda me peamiselt teame siis Postimehe vahenduselt. Mina mõtlesin täna hommikul ka selle peale, et kes võiks olla või mis võiks olla edasi praegune suurim konkurent ajakirjandusmaastikul ja mõtlesin, et tegelikult näiteks minu kodutoimetus, mis on praegu Postimees, et sealne AK natukene kombineeritud võib-olla Arteriga. Et ma ei tea, kas Rein nõustub minuga. Ja, ma olen nõus. Ma pean teile kõigile meenutama veel ühte fantastilist ettevõtmist, mis algas suure konjaki joomisega ajalehes Eesti Päevaleht aastal 1997, kui ma seal olin kultuuritoimetuse juhataja. Me asutasime ajalehe sisse samas tüüpi väljaande Arkadia. Ja see oli väga võimas algus. Kahjuks aasta hiljem oli sellest jäänud järele ainult rubriik ja nüüd pole seal mitte midagi. Nii et ka see läks, aga nõus, Tiina, et ta natuke AK-d. Jah, selles mõttes on ja AK AK-ga oli nagu igavesti hädas, mis seal nimeks panna. Vaat nüüd oleks pidanud edasi panema. Et sellised nii-öelda väljaanded, mis toimetuse keeles meenutavad natuke tapeeti, et nad on väga tihedat teksti täis, et see on selline ütlus toimetustest nende väljaannete kohta, et need ei nii-öelda alati ei jää kestma, et mis ei pruugi muidugi edasi kohta käia, aga selles mõttes on ka AK natuke nagu fenomen, samamoodi nagu see, et me üldse täna siin istume ja edasit välja hakkame andma või tähendab Janek hakkab siis. Scott või Vello? Scott on väga hea. Ma tea, mul ei ole seda taust Eestis, et ma võiks rääkida. Aga väga hea, kui sa ei räägi Eesti näidetest, vaid kusagilt mujalt. Aga ei, ma olen olnud New Yorkeri tellija nüüd 20 aastat ja kui Janek ütles, et ta tahtis midagi New Yorkeri moodi Eestis teha, ma mõtlesin, et see on väga positiivne, kui keegi püüdleb, et midagi New Yorkeri moodi teha. Siis ta andis mulle reedel see esimene number lugemiseks ja viisin koju ja hakkasin mõtlema, et see on väga New Yorkeri moodi. Ja ma võtsin oma New Yorkeri välja ja oli täpselt sama suurus, peaaegu täpselt sama paber. See layout oli peaaegu täpselt sama, 3 kolumnid või ja isegi šrift, kas Janek on see, kas on sama šrift, on veidi suurem minu meeles edasi oma. Plagiaat. Aga heas mõttes. Heas mõttes. Ja mina lihtsalt tahtsin toetada seda, kui keegi taha midagi nii hästi teha ja et on tore, kui saab osa olla sellest. Mina ise olen üks neist, kellele Janek ligines ja palus kirjutada. Ja siis ta
siis ta rääkiski, et ta tahaks teha midagi teistmoodi ja ta küsis ka minult, et millised oleksid need väljaanded, mida ma hea meelega ise loeksin. Tookord ka mina ütlesin, et New Yorker ja ma ütlesin seda sellepärast, et mingil moel ma olin ära harjunud Eesti päevalehtedele, Päevaleht või Postimees kirjutama arvamusnuppusid, aga see oli ka väga selge selline formaat 1,5 lehekülge seal arvutist kirjutada ja enamasti oli nagu kiiresti kirjutatud või et mõte ja valmis. Aga kui ma võtan New Yorkeri keskmise artikli kätte, siis ma saan aru, et sellega on vaeva nähtud. Ehk et sisuliselt minu ja enda jaoks tähendas seda, et kui ma kirjutan mingit kirjatükki juba 2 päeva või 3 päeva, et ma panen ta puhkama ja siis loen uuesti üle ja teen parandusi ja püüan siis ka nagu kirjanduslikke elemente sinna sisse panna. Et siis hakkab tulema midagi sellist, mida ma peaksin New Yorkeri ambitsioonile vastavaks. Aga ma saan aru, et see on ühtaegu mõnu, sellepärast sa saad aru, et sa järsku teed midagi, mis on ka ilus, et mis ei ole tarbese. Aga see on kahtlemata midagi sellist, mida sa niimoodi iga päev paberile ei viska. Nüüd oli see hetk käes, kus ma võtsin selle ajakirja lahti, nagu sa ütlesid, tõepoolest kõik on väliselt nagu New Yorker ja hakkan lugema ja ma saan aru, et esimeses numbris on seal väga tummised artiklid või tekstid ja mul hakkas peaaegu piinlik, et ma oma kirjatükiga seda rohkem tööd ei teinud. Nüüd ma tahaksin ka teilt nagu sisulisemat sellist analüüsi või muljeid nende kirjatükkide kohta, et kas seal oli ka midagi sellist, mis ei meelde või mis selle esimese numbri märgistaks kuidagi ära selles aastas? Ja Tiina, jah. Ma ei tea, mis päeval teie kõik selle ajakirja kätte saite, et mina sain laupäeval ja loomulikult selle ajaga sa lihtsalt ei jõua seda kõike läbi töötada ja see ei ole, see on vastupidi selle väljande eesmärgile, see on pikalt tarbitav ajakirjandus, mida sa loedki võib-olla 1 artikkel päevas, aga valikut on seal kindlasti. Mis minule silma hakkas, oli näiteks Ruti Einpalu artikkel kuulamisest, et see teema kuidagi kõnetab mind peaaegu igapäevaselt, et kõnetab ka praegu, et kui palju ma suudan haarata seda, mida teie räägite ja mitte mõelda sellele, mida ma nüüd ise ütlema hakkan. Et ma arvan, et see on absoluutselt kõikide inimeste väljakutse ja mulle meeldib, kui neid väljakutseid, mis meil kõigil on, kõnetatakse siis ajakirjanduses, et need ei pea olema kõik väga päevakajalised teemad, vaid sellised pigem olevikulised või siis teemad, mis olid võib aktuaalsed isegi, ma ei tea, 30-50 aastat tagasi. Et just sellepärast ma tunnen puudust sellistest väljaannetest. No, mina küll ütleks, Ilmar, et sinu lugu seal kuidagi viisi üle käe oleks kirjutatud või siis lihtsalt oled sa võimeline ka üle käe kirjutama väga tõsiseid asju. Ei, ma ei kirjutanud üle käe, aga ma oleks võinud seda veel paremini teha. No nii, kõik me teeksime seda vastutustundlike autoritena, sest et just nimelt see autor olla, minu mentor ja õpetaja Valmar Adams, kunagi luuletaja õpetlane, ütles, et autor olla tähendab julgeda, aga et selle julguseni jõuda, see tähendab seda, et sa vastutad peaaegu iga sõna eest, mille see. Siis ma pean ütlema, et mulle muidugi Armin Kõõnamäe novell kohe meeldis, kuna ma kirjandusinimesena vaatasin, siis see noorhärra või noormees, kellest ma pole midagi kuulnud, aga päris head luuletused olid. Ja Scott, Vello. Ma olen lugenud kogu aeg sinu kommentaare meie elust Austraalias ilmuvas lehes, Vello Vikerkaare,
saadetisi kohalikust ja neid olen ma kogu aeg lugenud, nii et nüüd ma lugesin ka, nüüd oleme koos selle samas kokku saanud. Nii et need olid, mis ma võtsin, muidugi ajab harjumist nagu see moerubriik või seal oli küll, ma vaatasin, et nad ajast maha ja et nad panid sinna suve ja niisugust ja see oli nii maitsekalt, ütleksin ma, aga jah, väga mitmekülgne ja selles mõttes tõepoolest võid kõrvale panna ja võtta uuesti. Vist nagu ma aru saan, üks deviis ongi see ajakiri, mida sa tahaksid uuesti kätte võtta. See on väga oluline. Nii et head lendu. Ütleksin veel seda, et kui eeskujudest oli juttu New Yorkerist, siis see omaaegne Arkadia, me võtsime šnitti ja tahtsime tõepoolest teha peaaegu et copy-paste Times Literary Supplementist. No ei tulnud muidugi välja, sest ei olnud ei autorkonnast jõudu ega polnud ka seda pinda, mida oleks siis peegeldanud nii palju. Aga ja Vikerkaare ajakirja Vikerkaare end alustasime puhtalt just nimelt National Geographicu formaadi ja kujundusega. Nii et kadunud Jüri Kaarma muutis küll seda raami. Algselt oli ka see kollane. Muide, National Geographicu kollase raami tibuvärv on nüüd siin. Tõsi küll, ühe erakonna põhivärv on ka see, aga sest pole midagi. Nii et alati saab varieerida. Vello, või Scott? Eestis on veel üks ameeriklane, kellel on taust Ameerika ilukirjandusega ja see on see Adam Cullen. Ja Adam on mulle enne saatnud mõned Kaumäe lugusid, mis ta tõlgi. Ma ei tea, kas ta peaks neid mulle saatma. Ma ei oleks pidanud ütlema midagi äkki. Aga mulle meeldib neid ja siis ma lugesin see novell, mida ta kirjutas ja ma tahaks küsida ta käis, miks ta otsustas, et kasutada seda lõpp, aga päris tore oli ja et ikka kodus veel ja loen edasi. Nüüd ma küsin ühe küsimusele, millele ma ei oska päris täpselt küsimuse vormi anda, aga võib-olla oskate kuidagi kommenteerida. Kui Janek ütles, et ta tahab veebiväljaandest teha paberajakirja, siis ma tõepoolest mõtlesin, et kuidas ta seda teha soovib, sest see New Yorkeri jutt, see käis juba veebiväljaande kohta. Sellepärast, et edasi on täpselt veebis selline, nagu sa ennast sinna zoomid ja sa loed neid artiklid, mis on sulle huvitavad, aga sa kogu pilti nagu väga ei haara. Siin sa võtad ajakirja kätte ja sul on see mitmekesisus just nagu olemas ja mind huvitaski see, et kuidas see mitmekesisus saab niimoodi olla võimalik, et üks osa ei hakka häirima. Ma pean küll tunnistama, et Eesti ajakirjanduses ma olen mingisugusel hetkel jätnud mõnele väljaandele kirjutamata, sellepärast, et mingisugune osa, mis minusse ei puutu, on mulle muutunud vastuvõetamatuks. Ma nagu ei taha väga sellega tegemist teha, aga see selleks. Ma tahtsin teada, et kuidas see ajakiri siis nüüd välja näeb. Võtsin ta kätte ja mõnes mõttes ma nüüd ei tea, Janek on teinud minu jaoks väga head tööd, et kõik on väga maitsekas ja lisaks avastasin ma, et kuna see ajakiri oli mul piisavalt kaua peos, et ma tõepoolest õhtul lehitsesin seda veel kord ja siis tagumiselt poolelt, kus olid need elustiililood. Ma lugesin ka sealt üht-teist läbi, püüdes vaadata, et kas see sama kirjanduslik läbikirjutamise ambitsioon on ka seal olemas ja oli küll. Ja lõpuks siis ma ütlen ka siinkohal ära, et kõik reklaamihandjad te võite olla nagu muretud, et isegi reklaamid olid maitsekad. Jah, kui meil oli juttu viimati, et ma võiksin ka sellesse esimesse numbrisse kirjutada, siis Janekiga oli juttu sel teemal, et ma ütlesin, ma paluksin väga, et kvaliteetreklaami sinna niikuinii hakkab ta tulema ja see on vajalik ja ega päriselt ei kata, kindlasti ei kata üldse.
aga ja see tõepoolest olen nõus, et seda on sinna saadud. Nii nagu on kvaliteetreklaam ka Nationalis ja mitmetes nendest kvaliteetajakirjades. Nii et see on huvitav. See edasi on niisugusel paberil, ma ei tea, kui kauaks see paber jääb, küll selliselt, aga ta on niisugune pehme kriit ja ma rullisin muide ta kokku. Ta on kokku rullitav ja tolmumantli taskusse pistetav. Näiteks ajakirja Akadeemia on 6 taskusse pistetav. Ta on taskuformaat. See on see taskuraamat. Nii et selles mõttes see on väga nutikas lahendus. Ja nii või teisiti loomulikult veebiversioonid, see on pidev voogedastus, aga see, mis hakkab ajakirjast tulema, ma saan aru, et järgmine tuleb alles 3. kvartalis, nii et eks siis näeme. Mu jutt küll tundub, et meil on siin ette kirjutatud formaat, et me peamegi selle ajakirja kohta midagi head ütlema, aga tegelikult olles kõik professionaalid, et võib-olla on ka mingisugune kriitika asjakohane. Selles mõttes ei ole otseselt kriitika, aga ühest küljest on hea vaadata, et on pikad tekstid ühes väljaandes, et see justkui näitab, et teemasse on mindud süvitsi. Ja kui ajakirjanik tegelikult mõtleb mitte ainult tekstile, vaid ka ju fotole ja graafikale, et kuidas seda lugejat hoida, siis edasi on võtnud väga sellise suure julgustüki ja keskendub sisuliselt ainult tekstile. Ja tegelikult, kui tekst kannab selle asja välja, siis see on kõik väga hästi ja see ongi tegelikult kõige tähtsam. Aga kui ei kanna, siis lugeja väga kiiresti väsib ära, et selles mõttes on edasi kindlasti katsumus. Aga ja teine asi, mis minu arust tavalises päevalehes töötades on alati väga palju kriitikat ajakirjanduse suhtes üldiselt, et pealiskaudsus, liiga kiirustamine, parandamine, valede faktide ilmumine, vale fakt isegi ei ole sõna, aga siis tegelikult see on katsumus ka lugejale, et tegelikult lugejale pakutakse teisi alternatiive, aga kas ta seda tahab, et ta isegi võib-olla ei suuda selle pika teksti sisse minna lihtsalt sellepärast, et ta ei oska enam keskenduda, et see on minu suurim hirm. Scott, ma pean midagi kui palju sa aega pühendad sellele, et New Yorkerit läbi lugeda? Ma ei tea, mul on mõned sahtlis, mis on võib-olla 2 aastat vana. Et mul on üks venelane või ta on eestlane. Ta emakeel on vene keel, ta helistab mulle iga 2 kuu tagant ja palub, kas ma võiks saada sinu vanad New Yorkerit ja ma siis annan neid temale, muidu nad oleks siis majas võib-olla aastaid, et ma ei tea, ma lihtsalt teen neid lahti aeg-ajalt ja hakkan lugema ja ma eriti ei pane tähele, kui vana nad on, sest et nii nad jõuavad Eestisse ja kui nad jõuavad Eestisse, nad on juba vanaks läinud. Et vähemalt 2-3 nädalat. Et siis nad on evergreenid. See on väga hea kriteerium, mida silmas pidada. Ma ise tundsin natukene selles numbris ilmunud oma teksti puhul, et ma kirjutasin selle esimese versiooni ka üks 6 aega tagasi valmis ja siis hakkas poliitikaelu sellise kiirusega arenema, et ma mõtlesin, et kui ajakiri välja jõuab, kas see artikkel on nüüd moraalselt vananenud või satub ta õigesse kohta, aga ma lõpuni ei teagi. See on nüüd siis nagu erinevus sellega, et kui sa ajalehti kirjutad, siis sa tead, et täpselt selles hetkes ta olema peabki. No mina ütleksin, et jah, kui nüüd on pikad tekstid, aga ei maksa peljata ka pilte. Aga nagu öeldakse, et mille vastu mina olen
küll kogu aeg endamisi seisnud, et öeldakse, et üks pilt on rohkem kui 1000 sõna. Päriselt see nii ei ole. Need on 2 erinevat tajumisviisi, millega me vastu võtame lihtsalt ühte meediumit ja teist, verbaalsust ja visuaalsust. Et mis on kasutamata ja minu meelest Eesti ajakirjas on just nimelt see pildi või siis ka näiteks mõne karikatuuri lahti seletanud. Postimehel on kogu aeg, iga nädal lõpp on karikatuur, iga päev on karikatuur. Nemvalts teeb ju siiamaani. Nii et, ja see on muidugi tohutu suur pingutus, aga just nimelt selle visuaalsuse, ütleme siis pildi ja karikatuuri sisse toomine, ma arvan, et see võiks ka edasis olla, aga seejuures seda võiks laiendada, sealt võiks edasi minna. Pilt ja sõna. Meil oli kunagi ajakiri veel niisugune nagu pilt ja sõna, nii et need 2 asja võiksid ka koos olla nähtaval näiteks selles ajakirjas. Ma ei tea, kui New Yorkeris kuidas on, aga vähemasti ma mõtlesin, et kui ma oleks ka tegevtegijate hulgas, et ma siis tuleks selle ideega välja. Pilt ja sõna. Mis te siis nüüd arvate, kui pikaks edasi paberväljaande eluiga kujuneb? Sellepärast, et me oleme Eestis näinud, et kui seni, et ainult need ajakirjad, mis on ühtaegu tõsised ja on kaua kestnud, tähendab, et siis kõik need ajakirjad on mingisuguse riigi toetusega olnud. Ühtegi puhtalt lugeja makstud või reklaamiandjate toetatud ajakirja, mis oleks pikalt vastu pidanud, Eestis viimase 30 aasta jooksul olnud ei ole. Ma arvan, et see oleks võimalik, kui Eestis tekiks üks punt metseene, kollektiivne metseenlus. Et nüüd on see koht näiteks, kus ütleme 5 Eesti mastaabis jõukat inimest või rikkurit, ma ei taha, rikkur on nii halb sõna, aga paneksid seljad kokku, ütleksid, vaat meie nüüd toetame seejuures muidugi toimetust täiesti sõltumatult lastes elada, mis isegi riigi finantseeritavate väljaannete puhul ei ole alati võimalik olnud. Nii et metseenlus päästaks. Muidu ma kardan, et ta jääb mingil ajal mõne aasta pärast tagasi veebivarianti. Ja veebis on alati see asi, et seal on voogedastus. Seal kogu aeg kõik vajub. Täna loed, homme on ta huumus. Ja ei leiagi sealt midagi. Scott, milline on sinu igavikuline vaade? Ma tahtsin ütelda lihtsalt, et ma olen Reinuga nõus, et meil on vaja rikkurit. Rõudselt kõlab see rikkur. Jah, mitte minule, see on täitsa välismaalastele, me ei pane tähele. Aga kui me vaatame Ameerikas näiteks, New Yorkeril on olnud igasugused finantshädad, eks ju. Kui Tina Brown oli peatoimetaja, ta kaotas õudselt palju raha. Ja vist see oli ka Condé Nast ajal ja õnneks oli neid teised ajakirjad, mis teenisid päris palju pappi. Aga kui me vaatame näiteks The Atlantic on vist omanikud on mingi sihtasutus, rikkurid. Ja siis on mõned ilukirjandusajakirjad nagu VQR, Virginia Quarterly Review. Ja tihti ilukirjandus ajakirjad ei maksa mitte midagi nagu $50 ja lihtsalt sa saatad midagi nendele, et sa tahad oma emale helistama, et vaat, ma olen midagi, minu oma on ilmunud. Aga see VQR maksab $200 autoritele. Ja kuidagi lihtsalt see on ka mingi sihtasutus või keegi päris see raha ja lihtsalt kinkis neile ja palus, et palun jätka siis sellega. Ja siis äkki ongi vastus Eestis ka. Mind see rikkurite mõte natuke hirmutab, et selles mõttes, et
meil ju on need olemas tegelikult ja isegi ka väga huvitatud sellest, kuidas läheb Eesti ajakirjandusel, aga küsimus on selles, et kas nad suudavad kõrvale jätta mingisugused enda maailma kujundamise mõtted. Et ma ei tea, võib-olla suudavad, aga meil on vaja surnud rikkurit. Ma ainult lisaksin ühe asja. Tähendab, tõepoolest Scotti märkus selle sihtasutus peab seal vahel olema. Kindlasti rikkur ei saa mitte mingil juhul oma kätt vahetult väljaande juures hoida. See lõpeb halvasti. Nii et, ja ma tahan lihtsalt meenutada ühte niisugust ajakirja, mida vaevalt te olete saalis kuulnud, võib-olla olete siiski kuulnud. Seda andis välja aastaid Eesti üks võimsamaid luuletajaid ja siis kosmopoliit, aga samal ajal tohutu Eesti kirjanduse propageerija, maailma areenile tõstja Ivar Ivask, World Literature Today. Ja seda andis välja tõesti sihtasutus, mille taga oli nii surnud rikkureid kui ka elavaid. Lõpuks hakkasid nad välja andma isegi kirjanduspreemiat, mis oli pool Nobeli preemia väärtusest. Nii kallis oli see. Nii et on võimalik. Sellega ma arvan, et me lõpetame oma tänase diskussiooni ja soovime siis vaid seda, et edasi paberikujul saab Eesti vaimuelu institutsiooniks. Meil on tegelikult üks üllatuskülaline. Siia lõpetuseks, me oleme Jazzkaare laval. Oleks imelik, kui siin ei kõlaks muusika. Mul on hea meel oma isiklik sõber siia lavale kutsuda. Peep Vain. Hakka juba liikuma siia poole, palun. Kes on tuntud koolitaja, aga läbi selle tegelikult olnud ka ise elukestev õppija ja väga hea eeskuju. Ta on mind palju õpetanud, mind inspireerinud, ma olen tanud palju õppinud. Ja täna õhtul muuseas on Peebul väga oluline sündmus endal. Ta läheb siit otse Eesti Raadio esimesse stuudiosse tegema ühte oma kontserti, kus ta räägib juttu ja mängib pilli. Nii et see on nagu võimas eneseületus tema poolt. Nii et Peep mängib meile ühe loo ja siis läheb Eesti Raadiosse, kes tahab, saab minna ka kuulama, see on avalik üritus. Palun, Peep. Ma ütlen ühe asja veel torru ka, et ma täna lugesin ka seda ajakirja, mis sa mulle kinkisid laupäeval ja mul tuli üks sõna meelde, ilus. Et tõesti, tekst oli ilus, tekst oli loetav. Et ma olen ka lugenud e-pist neid asju, aga just, et lugesin ühte, lugesin teist, lugesin kolmandat ja lihtne oli lugeda ja mõnus oli lugeda. Et aitäh sulle. Ma olen Janeki seda pingutust näinud kõige algusest saadik, et ta küsis 3 korda, et kirjuta. Ja siis ma ütlesin, et ei, ma ei taha, ma ei viitsi. Mul on muudki teha. Ja siis lõpuks jäin nõusse ja tänu sellele ilmus mu uus raamat. Nii et selle ma olen sulle väga tänulik mitmel põhjusel. Aitäh sulle. Ma valisin ühe lihtsa loo. Keerulisi ei oska. See on ilus. Ma loodan, et ta tuleb ilusti välja.